Tere õhtust, mul on väga hea meel olla siin Apollo raamatupoes ja rääkida Petrone Prindi, kuidas ma ütlen nüüd siis, minu sarja uusima raamatu autoriga, kõige uuema raamatu autoriga, ehk siis jah, Minu Filipiinid on raamatu pealkiri. Alapealkiri Katastroofide keerises ja Madle Timm on selle raamatu kirjutanud. Ma saan aru, et siin on päris hulgaliselt Madle sõpru kohal, kes on selle looga ilmselt hästi kursis, aga kui teil on endal ka huvitavaid asju, mida tahate küsida või kommenteerida või muidu sekkuda meie vestludesse, siis see kõik on lubatud ja isegi tervitatav. Aga raamat Minu Filipiinid, no tegelikult muidugi, kui ma seda lugesin, siis mul tekkis selline tunne, või mõte, et see on ainult üks võimalikest raamatutest, mida sa sellesse sarja võisid kirjutada, et sa oled ikkagi päris reisihuviline ja oled elanud ka ikkagi täitsa mitmes kohas, nii et neid kohti, millest sa võiksid kirjutada, on tegelikult rohkem. Põhimõtteliselt küll, aga Filipiinid tegelikult ühe riigina on see, kus ma olen kõige kauem järjest elanud. Need teised oleksid sellised hüplikumad, aga nagu selles raamatus ju ka ma tegelikult alustan Põhja-Norrast, lähen Austriasse ja lõpetan üldse Ukrainast, nii et siia raamatusse sai ka päris mitu riiki sisse. See Filipiinid ei ole esimene selle sarja raamat, Filipiinidest on ennegi juttu olnud ja peale ütlema, et need raamatud on nii erinevad, kui vähegi olla saab, eks ole. See, millest sina räägid, kuidas öelda, see ei piirdu ka mingisuguse, ütleme, suurlinnaga näiteks ainult, eks, et ei elanud ainult Malinas. Kipub segamini ilma, aga kui selles esimeses Filipiinide raamatus oli niisugune rohkem chill ja lohesurfamine ja rannaelu, siis see, millega sina kokku puutud selles raamatus on ikkagi selline, ütleme, karm reaalsus ja tõesti, kuidas öelda, inimene looduse stihia küsis, ütleme nii siis, et sellest on seal palju juttu. No nagu alapealkiri ütleb, siis ta on üsna katastroofiline. Ma katsusin kõiki neid katastroofe, mis Filipiinidel saab kogeda, ise ei kogenud, aga ma katsusin peamiselt ikkagi lahti selgitada, et anda natuke rohkem informatsiooni, mida tegelikult tähendab katastroofipiirkonnas elamine. Ja tuues sisse uuesti selle vana raamatu, siis tegelikult üks link nende kahe raamatu vahel on, ma eelmise raamatu autorit ei tea, aga tema siis elukaaslane oli üks hetk Filipiinlane, minu teada neil isegi laps või lapsed ja täiesti juhuslikult seda sama Filipiinost elukaaslast siis kohtasin seal ühes täiesti suvalise saare rannas, nii et nüüd kahes raamatus sisse kirjutatud. Kas tema tegeles seal lohesurfiga, nagu ta muidu tegeleb? Seal kohast ta vist jäi lihtsalt sõpradega lutti. Aga kui me näiteks katastroofidest räägime, siis missugused need põhilised katastroofid ja hädad on, mis filipiinlaste jaoks on, ütleme selline, mitte igapäevaelu, aga nad teavad, et see asi võib tulla? Taifuun on kindlasti see üks, mis on ka hooajaliselt, mis võib olla ka peaaegu igapäevaselt. Maavärinad, maalihked, mudavoolud, üleujutused. Ja nii kui ma sealt Filipiinidelt lahkusin, siis hakkas maailma kõige väiksem vulkaan purskama. See, et maailma kõige väiksem on, ei tähenda, et see ei oleks katastroof, on seal ikkagi umbes, kui ma nüüd peast mäletan, umbes 100 000 inimest ikkagi evakueeriti. Nii et aga taifuun on see, mida kõik inimesed ikkagi kogevad, kui sa natuke aega Filipiinidel seikled. Üks konkreetne taifuun on see, millest on rohkem juttu siin raamatus ka. Mitte, et sa ise seda kogesid, aga inimesed mäletavad seda, see oli ikkagi võrdlemisi hiljuti. Jah, taifuun Haiyan ja see on, ütleme, ma võrdleks seda natukene praegu sellega, mis toimub Ukrainas, et need inimesed, kes seda kogesid väga palju ja kui ise ei kogenud, siis pereliikmed kogesid, et siis see on üks, mis jätab selle trauma nendesse inimestesse väga suurel skaalal. Ja see oli millal? See oli 2015 vist. Et see hea mälumängu küsimus, ma ei ole ise oma raamatut lugenud.
näidet, mina mitte, kuna ma ka ei oskaks peast seda kohe öelda, aga igal juhul oli see võrdlemisi hiljuti, et inimestel on see väga hästi meeles ja see, mida see endaga kaasa tõi, ütleme eelkõige, et noh, taifuuniks, aga et kui ikkagi see on mingid müstilised, umbes mingi 240 kilomeetrit tunnis puhus tuul. Üle 300 isegi hooti keskmiselt. Ma ei kujuta ette, no kuule, meil on 30 meetrit, mitte kilomeetrit, meetrit ikka. Et 30 meetrit sekundis on selline tuul, siis niisugune tunne, et ei tahagi nagu välja minna. Ega 200 ja 300 meetri sekundis tuulega ega ilmselt ei maksa välja minna ka. No meil juba, mina kogusin väiksemaid taifuune juba siis oli tegu sellega, et saaks loa, et välja minna ja tööd teha, kui pidi minema. Nii et jah, aga see sama 300 kilomeetrit tunnis ausalt öeldes ei kujuta ette ja Filipiinid praegu on väga suure maavärina ootel, et kui me kõik teame, mis toimus Türgis ja Süürias, siis sel ajal, kui mina seal olin, siis öeldi ka, et keegi ei tea, kas see juhtub poole tunni pärast või see juhtub 70 aasta pärast. Umbes sama laia skaalaga katastroof. Maavärinat ei saa täpselt ette ennustada, aga sa saad öelda selle vahemiku, millal ta võiks juhtuda, arvestades seda, et umbes iga 400 aasta tagant selles piirkondas suur maavärin toimub. Ja need prognoosid, kui asi peaks tõesti nii hulluks minema, on väga hullud, nii et nad seal siis, mina aitasin ühes projektis natukene kaasa neid ette valmistada, aga ega tegelikult nad ei ole oma infrastruktuurilt kaugeltki seal maal, et hästi see vastu võtta. Lõpuks on muidugi, kui on väga-väga katastroofiliste tagajärgedega maavärin, siis ei ole tegelikult vahet, missugune see maja on. Kui maa alt ära läheb, siis ta kukub ikkagi kokku. Tõenäoliselt mina elasin 33. korrusel pilvelõhkujas Manilas, ma ei tahtnud nii kõrgel elada, kõik koolitused, mis ma enne läbisin, seal öeldi, et ei tohi nii kõrgele ronida just maavärinate pärast. Manilas koha peal mul ei olnud valikut ja siis mulle öeldi, et see on Jaapani tehnoloogia järgi tehtud pilvelõhkujas hakkab painduma suures nagu pilliroog, aga see ei sisendanud mulle väga palju julgust, eriti pärast seda, kui me esimesi maavärinid seal kogesime ka, aga no mingi areng seal teatud piirkonnas on ikkagi toimunud. Ja sa elasid mõne maavärini üle ka seal 33. korrusel? Tol hetkel ma olin 8. korrusel töö juures. Mitte, et see väga palju parem oleks, aga jah, selle elasime üle. Ja see oli selline väike maavärin, jah? Olen millega sa võrdled, et kui ma Eestist ikkagi tulen ja esimest korda seda kogen, siis see oli päris suur. Aga Filipiinade jaoks üldiselt ja meil seal vist variandis umbes 3 tundi ja siis meilt lubati koju, et järetõukeid ei olnud. Aga päris hirmutav tunne küll, kui peast ütled, siis äkki oli 5 magnituudi tol hetkel see maavärin, mis meil oli. Jah, see ütleme vist ei ole enam ka, ei liigitu väiksemate kilda, et see juba kipub sinna suuremate kilda jääma, aga see läks selles mõttes õnnelikult, et ei olnud sellel nagu suuremaid tagajärgi, mõni maja võib-olla ikka kukkus kokku või juhtus midagi, aga mitte tegi suuremat. Ausalt öeldes isegi ei oska öelda. Ma mäletan, et ma olin suht frustreeritud, et meid sealt varjendist välja lastud varem, meil oli mingi üritus, kuhu ma tahtsin jõuda. Aga seal palavas kuskil hoone all olla ja ma isegi ei tea, mis nad meid sinna saaksid, ei tundnud väga turvaline olla kuskil hoonete läheduses, aga mida mina ka tean maavärinatest. Jah, et kui 33, see oli tegelikult kõrge, palju seal korruselt oli seal majal? Minu pilvelõhkul oli 40 või 43. Jah, et kui oled keldris ja siis 43 korrus kukub sulle nii-öelda kaela, see võib-olla tõesti ei ole kõige parem perspektiiv. Aga me ei ole sellest rääkinud üldse, kuidas sa sinna Filipiinidele sattusid ja missugustel asjaoludel? Tol ajal ma reisisin seljakotiga päris palju ringi maailmas ja siis ma olin jõudnud omadega Põhja-Norra ja elasin seal ühes talus, kes kasvatavad kelgukoeri. Ja siis polaaröö oli väga frustreeriv, kui sa päikest näed päris pikka aega. Ja ma mõtlesin, kuidas sealt välja saada ja kuidas siis teha midagi, mis mu erialaga seotud on, ajakirjanduskommunikatsioon.
ja leidsin ühe programmi, vabatahtliku programmi, kus nad lähetavad erialaselt inimesi üle kogu maailma. Ja kandideerisin Saksa Punase Risti kaudu Filipiinidele ja ma ei tea, miks, ausalt öeldes nad mind sinna valisid, aga jah, paari nädala pärast sain siis teada, et mõne kuu pärast saan Filipiinidele, aga enne tuleb läbida koolitus Austrias. Ehk siis sa läksid sinna heategevusorganisatsiooni kaudu, põhimõtteliselt aitama siis filipiinlasi või see on selle organisatsiooni tegevuse eesmärk seal? Saksa Punane Rist tegeleb seal hästi paljude teemadega, nad ennetavad või tugevdavad siis ütleme maavärina ootuses infrastruktuuri, valmistavad inimesi ette, katsetavad erinevaid viise, kuidas tugevdada bambusmajasid, et taifuunide vastu paremini valmis olla. Mina läksin neile meediaeksperdina siis appi selleks, et filmida seda kõike, teha pilte, kirjutada inimestest lugusid, et Saksa meedia kaudu siis annetusi koguda sellise peamine eesmärk. No tegelikult juba sissejuhatus, me räägime aastast 2019 siin, ehk siis enne COVID-pandeemiat. Kas sellel, kui sa olid Filipiinidel, siis oli pandeemia juba käes või oli? Ei, ma jõudsin täpselt tagasi. Jõudsid ka tagasi enne pandeemiat, aga ütleme, see ettevalmistus oli ka ikkagi võimalik. See oli ka õudsel. Jah, et justkui oleks nagu kõik hädad tabaksid Filipiinidel inimesi, sellisel moel nagu lähetati neid sinna. Räägi sellest ka lähemalt. No see on üldiselt humanitaarabi valdkonnast, praegu töötan Eesti Pagulasabis, selline tavapärane koolitus, mille sa läbid ja sa peadki olema valmis absoluutselt kõikideks asjadeks. Meid ütleme inimröövitisel, päriselus. Siis õppekäigus, jah, mitte päriselt. Jah, aga see oli tehtud nii päriseluliseks, et sa tegelikult arvadki, et sa oled röövitud ja meie grupis seal kuskil Austria metsade vahel käis kaasas psühholoog selleks, et vaadata, et keegi meist enne traumat ei saa, kui me päriselt kuskile traumapiirkonda jõuame. Ta oli väga-väga reaaleluline koolitus. Alates sellest, mida teha, kui sa oled miiniväljal, mis me ilmselt pärast jõuame sinna ka, et see teadmine kulus hiljem Ukrainas ära, mida ma tol hetkel ei kujutanudki, et kuhu ma üldse jõuan omadega mõne aasta pärast. Aga jah, see koolitus oli nädal aega väga intensiivsed treeningud väga erinevateks juhtumiteks. Õnneks Filipiinidel ei inimröövitud mind miine seal ka väga palju pole, aga see ettevalmistus oli väga hea. No miinide kohta, sellest muidugi tasub raamatus pikemalt lugeda, aga võib-olla selline üks küsimus ainult, et mis sa siis teed, kui sinu kõrval sõber lendab õhku miinidele astunud? Õige vastus sellele on, et sa ei tee mitte midagi, sa ei liiguta ka, sa jääd paigale seisma. Aga kuidas sa sealt lõpuks minema saad, siis kas sellele öeldi või jäädki seisma igavesti? See pigem on mõeldud selles suunas, et me seal koolitusel ka sattusime miiniväljale ja üks näitleja siis oli sattunud miini otsa, tal oli jalg otsast ära, ta karjus. Et siis stsenaariumi järgi ta on su sõber ja isegi kui sa väga-väga tahad tal appi minna, siis sa tema suunas tormata ei tohi, vaid sa pead minema taganema sinna, kus sa tulid ja siis selle abile ilma mõjad. Nii palju siis ettevalmistustest. Sellise koolitusega siis läksite teele sinna Filipiinide poole ja see seltskond on seal rahvusvaheline, et tegemist on Saksa Punase Ristiga, aga see ei tähenda, et seal siis sakslased või ainult filipiinlased, et seal on ikkagi rohkem muud rahvast. Sakslasi meil vahepeal isegi meeskonnas üldse ei olnud. Prantslased, indialased, hispaanlased, üks eestlane, soomlane, täiesti rahvusvaheline, see sõltubki sellest, milline su taust on ja kes on kandideerinud. Kas see tuleb nagu kasuks pigem või kuidas ei ole vahet? Minul absoluutselt ei olnud vahet, minul tekkis vahepeal küsimus, miks mina seal olen ja miks üldse kõik lääne inimesed peavad seal olema, kui tegelikult koha peal on see kompetents nii suur, et miks peab lennutama minule, loomulikult oli tore kogemus, aga et kas see päris elu lihtsalt on vajalik. Et kompetents on suur selles osas, et missugust abi oleks nagu vaja koha peal või siis kompetents selles osas, kuidas rahvusvaheline heategevusorganisatsioon peaks töötama?
Neil on tegelikult kõik olemas, aga eks see kompetents, kuidas rahvusvahelised organisatsioonid töötavad, tulebki sealt, et nad töötavad seal koha peal koos välismaalastega. Aga ütleme, mina lääne inimesele sinna minnes, esiteks ma ei tea, mis asi on üldse taifuun, mis asi on maavärin, pole aimugi, kuidas neid ette valmistada selleks. Ja võib kas või täiesti prosta asi, kust kohast leida rendibuss, kui meil on vaja minna kuskile monitoorima ja vaatama, kuidas meie projektid lähevad. Kõigeks selleks on kohalikud kolleegid. No üks asi on see, et tunda kohalikke olusid ja teine asi on see, et ma kujutan ette, Filipiinidel võib-olla need asjad ka ei käi igapäevaselt nii, nagu nad siin meil näiteks Eestis käivad. Lepib mingi asja kokku ja kõik niimoodi siis nagu lähebki, eks ole, et seal on omad nüansid. Ja see on päris õudne selles mõttes, et kui ma korraks mõtlesin, et nii tore chill, et Eestis on kõik liiga töökad, mulle tundub vahepeal, siis see on päris frustreeriv, kui ütleme, toimub, ma ei kujutaks praegu pagulased ette näiteks sellist situatsiooni, kus toimub kriis, ütleme, et Lätis, ja me peaksime ootama 10 päeva valitsuselt luba, et minna ja sinna sekkuda. Oletame, et tegemist on maavärinaga inimesed on kuskil lõksus, siis Filipiinidel see täpselt nii oli iga kord, kui oli vaja kuskile minna ja lennata, siis meie 10. korrus seal asus sekretariaat Filipiinide Punase Risti oma ja nemad pidid andma umbes 5 pabereid selleks, et sa üldse saaksid loa kuskile minna. Lõpuks me lihtsalt tegime niimoodi, et minu ülemused seal koha peal ütlesid, et lähme ja tegeleme siis tagajärgedega hiljem, millega me siis tegelesime hiljem, aga see oli päris õudne peavalu. Aga lõpuks ega sa ei saa ka ootama jääda. Aga mis põhjus sellel on? Lihtsalt bürokraatia masin töötab sellisel moel ja ütleme seda siis ei ole võimalik nagu siis eriti kiiresti kuidagi teatada või suunata või ümber korraldada? Hea küsimus. Aga ma arvan, et seal üks asi on bürokraatia ja teine asi on tõenäoliselt see, et Filipiinide Punane Rist, kes on ikkagi, ütleme see bosside boss seal, kui asi on punastes ristidest, ega Saksa Punane Rist on seal ainuke, seal on ka Hollandi, Hispaania ja Punase Risti föderatsioon koha peal, väiksed rakukesed ja Filipiinide Punane Rist on see ülem, sest nemad on koha peal. Ja ma arvan, et neil oli vaja lihtsalt näidata, kes on boss ja me ei saa kõike ikkagi teha enda äranägemise järgi. See oli üks peatükk ka selles, kuidas moodi käidi siis taotlemas mingisuguseid lube või et me tahame mingit sihukest asja teha, et meil on vaja seda ja teist ja kolmandat, kus load või inimesed või mis iganes. Ja sul on see kogemus ka, et sa käisid ka ühe korra ühte projekti nii-öelda nagu ilusaks rääkimas. Jah, ma tahtsin korraldada fotograafiatööd juba kohalikele Punase Risti vabatahtlikele, sest et seal on üle saarte laiali, Filipiinidel on üle 7000 saare ja on vabatahtlikud, kes siis kõige kiiremalt reageerivad, kui midagi kuskil nende piirkonnas juhtub. Ja tihti, kui on vaja pilte jällegi annetuste kogumiseks, siis nad saadavad sulle mingisuguse käki, mida ei ole tegelikult nagu kuskil meedias võimalik kasutada. Ja ma otsustasin, et ma teen neile töötoa. Mul oli vaja selle töötoa läbiviimiseks Punase Risti sekretärilt, peasekretärilt luba. Nemad on siis seal, meie olime 8. korrusel, nemad on 10. korrusel. Me leppisime aja kokku, ütleme, et kell 2 päeval. Ma läksin sinna, istusin seal tema ukse taga niimoodi umbes tund-poolteist. Neil on nii suur kord, et sa ei tohi minna isegi koputama, kui sa näed, et seal on mingisugune koosolek, nemad ise kutsuvad sind sisse. Ja kui ma lõpuks sinna sisse sain, siis esimene küsimus oli, et miks sa üldse korraldad seda või nagu, mis selle eesmärk on, et kas sa saaksid äkki mitte korraldada? Ja mul läks päris tükk aega, et selgitada, et mis selle eesmärk on ja miks ta seda teha taha. Ja ta lõpuks oli nõus mulle selle loa andma juhul, kui ma annan kõik detailid alates menüüst kuni selleni umbes, kas kellelgi on laktoositalumatus või mis, ma ei tea, mis lennufirmaga kuskile sisse lendab. Ja ma siis suure suuga lubasin, mitte kunagi ei andnud talle seda informatsiooni, aga see tööluba sai korraldatud vaatamata sellele, et taifuun juhtus samal ajal ja tegelikult lennud katkestati. Kas sellest oli selles mõttes kasu ka, et hakkasid need fotograafid siis paremaid pilte tegema? Selleks ajaks mina juba jõudsin tagasi tulla, ma ei tea, kas sellest üldse mingit kasu oli.
ja tegelikult tuleb tõdeda, mida sa ka siin raamatus teed, et päris kõik asjad, mida viiakse läbi niiviisi, ei tööta sellisel moel, nagu neid tehakse ja ütleme, ka selliseid asju siis, mida antakse inimestele, et neid ei ole tegelikult neil vaja või vähemalt ei ole vaja siis sellisel moel, või nad leiavad mingisuguse uue võimaluse, kuidas neid kasutada, eks. Et see on nüüd üks asi, mis räägib nagu mitte otseselt organisatsiooni kahjuks, aga näitab ära need niisugused vead, kindlasti oleks neid võimalik vältida. Vastab tõele. No see kõige parem näide, ma arvan, mis ma siin raamatus ka tõin, oli see, et Saksa Punane Rist siis otsustas, et võimestame kohalikke inimesi seal, kus toimuvad suured üleujutused ja anname neile päästeparved ja köied ja kogu päästevarustuse. Ja kui mina siis pool aastat hiljem Filipiinidele jõudsin ja läksin kaasa monitoorima humanitaarabi maailmas, tihti käiakse teatud aja järel vaatamas, kas asjad on ilusti kohale jõudnud ja kas kõik süsteem toimib. Ja ma käisin selle monitoorimisgrupiga kaasas ühes kohalikus omavalitsuses, kes olid saanud päästepaadi ja köied ja päästevestid ja kui ma küsisin siis, et kas te olete neid kasutanud ka, siis nad läksid kõik hästi elevile seal kohalikus omavalitsuses ja kutsusid mind kaasa sinna kuskile kohaliku omavalitsuse taga oli mingi põld, nad olid seal siuke maakoht ja näitasid mulle uhkusega, et üks farmipidaja oli selle köiega oma lehma saanud maa külge panna ja leitud selle kasutuse siis ja minul oli, ma vist hakkasin naerma sel hetkel, aga minu see kohalik ülemus seal siis ma ei ole kunagi näinud kedagi tegemas sellist nagu Vanamõttemaal oli. Et see on päris hea indikaator tegelikult, et kas kõike seda, mis me arvame, et neil on vaja, neil päriselt vaja on ja kas ei peaks tegema enne näiteks koolitusi või lihtsalt uurima, mida neil baasvajadustelt vaja katta on. Aga mis nad selle päästepaadiga olid teinud? Päästepaad minu arust oli kadunud. Ma ei mäleta, kas see oli varem. See oli mingi selline koht, mis oli veekogu lähedal või oli nagu karta, et üleujutus tuleb, et siis sellest paadist oli ikkagi nagu kasu ka siit otstarbeliselt. See oli üks asi, millega nad olid täppi pannud, et see päriselt üleujutuste piirkond. No tegelikult minu meelest on veel üks parem näide siin raamatus, et kui siis küsiti ka kuskil külas, see oli minu meelest üks teine küla, et mida te tahaksite, siis selgus, et tahaks tuletõrjeautot või mitte isegi autot, vaid et ütleme, see pole päris auto, mis... Nagu riksha. No jah, põhimõtteliselt nagu riksha, et nagu ütleme tuletõrjeauto, et nad tahaks seda ja kas siis sina või keegi teine oli see, kes küsis, et aga miks? Ja siis selgus, et neil oli 12 aastat tagasi üks tulekahju olnud ja siis neil oleks nagu vaja. Aga minu meelest sina just ise jõudsid järeldusele, et nad arvasid lihtsalt, et see tuletõrjeauto oleks nagu väga lahe. Et parem, kui neil oleks neid mitu tükki. See nägi väga äge välja kusjuures. Aga mis puudutab nüüd päästeparvesid, siis näiteks Türgi näol, kus päästeparvi kasutatakse reaalselt nüüd maavärina järgselt inimestele ka elupaikade pakkumiseks, et siis alternatiivseid kasutusi võib nendele asjadele muidugi leida. Ja see, ütleme, Türgi näide on pigem nagu selline nutikas variant. Aga jah, kui sa köie, mis on antud sulle selleks, et taifuuni puhul siis, ma ei tea, kas iganes selle köiega siis teed, võib-olla kinnitad mingeid asju või kuidagi nii, et igapäevaselt seda lehma köietamisena kasutad, siis just ka öelda. Kusjuures ma arvan, et mina teeks samamoodi, kui sul on antud ikkagi kvaliteetne köis sinna maapiirkonda ja sul on vaja oma lehm kuskile kinni panna, sest mis raisata. Jaa, selles mõttes küll, aga kui siis tuleb taifuun ja läheks seda kõik vaja, siis lähed lehma järele. Vot siis ausalt öeldes ma ei tea, mis nad teevad, sest et minu üllatuseks Filipiinad ei oska enamuses ujuda, kuigi neil seda vett igal pool on, kus õppida, et see ujumisoskus on väga-väga väike. Ma vist ei kohanud ühtegi Filipiinat, kes oskaks ujuda. Aga nad niimoodi seal meres ja ookeanis ikka teevad või? Sulistamas? Jalgapidi. Kaugemale ei lähe? No eks erandeid kindlasti on, kes surfavad, aga üldjoontes ei. Aga sa puutusid kokku ikkagi reaalselt nende inimestega, kes olid seal, mitte et olid, vaid kes
puutuvad nagu pidevalt nende taifuunidega kokku ühesõnaga. Et see ongi nende igapäevaelu, et aeg-ajalt tuleb jälle mingi taifuun, maja laguneb ära või mis iganes, eks ole, ja siis pärast korivad oma maja kokku jälle ja elavad edasi. Jah, ja kui ma alguses ei saanud sellest tegelikult aru, et miks ta ei koli kuskile, kus on natukene turvalisem, siis ma arvan, et see, et ma olen nüüd mitu korda käinud Ukrainas täiemahulise sõja ajal, siis mitte kuskil keegi ei taha oma kodust ära minna, kui vähegi võimalik. See on ikkagi su kodu, see on su mälestused, su sõbrad, tuttav keskkond ja paljudel juhtudel Filipiinidel ka sinu sissetulek, kui sa elad kuskil mere ääres siis, ja püüad kala ja sulle öeldakse, et koli 4 kilomeetrit sisemaale, siis iga hommik, iga õhtu saab käia edasi-tagasi, ei ole lihtsalt mõistlik. Et nad adapteeruvad või kohanevad nii kiiresti, et kui meile see võib tunduda väga katastroofiline, siis tegelikult täpselt nii, nagu ma arvan, me kõik mõnes mõttes oleme ära harjunud sellega, et maailmas toimub seda praegu, kui aasta tagasi see tundus midagi täiesti uskumatut, siis samamoodi seal ma arvan, ma oleks võinud kuskil paar nädalat, et mitte karta maavärinat. No aga ilmselt on ka see, kuidas ma ütlen, meil on niivõrd palju asju oma elukohaga ka seotud, eks, et oleks ilmselt väga suur õnnetus ja katastroof, kui see ühel hetkel kaoks. Aga kui taifuunid on midagi reaalset, ütleme, mitte igapäevast, aga toimuvad teatud regulaarsusega, eks ole, siis sinu elu käibki teistmoodi, sa ei kogugi mingisuguseid asju, millest on nagu maru kahju, kui need kaotsi lähevad ja maja ehitad ka sellise, et kui lagunebki ära, et siis on lihtne üles ehitada jälle. Nii ja naa, et tegelikult need, kes saavad nende katastroofidega kõige rohkem pihta, on kõige haavatavamas seisukorras inimesed ja neil tõesti ei ole mingisuguseid ressursse, et ehitadagi tugevam maja juba algusest peale. Ja kui see kõige nõrgem murtsik kokku kukub, siis neil ei ole ka ressursse, et seda üles ehitada. See ütleb üks meie projekt, kus me katsetasime bambusmajade tugevdamist enne taifuuni, siis me saame aidata ainult neid, kelle bambusmaja on juba eos piisavalt tugev, et kannatada neid tugevdusköisi, aga kõige haavatavamas seisus inimesi selle projektiga näiteks üldse aidata ei saanudki. Ega vist ei olegi aidata võimalik neid või vähemalt mitte ei ole võimalik teha nende elamist siis taifuuni kindlaks, ütleme nii. Eks lõpuks jah, see on ju inimese enda otsustada, kas jällegi tal on see võimalus sisemaale kolida, aga kui ta sealt tagasi kolib, isegi kui saab talle kõik nii-öelda paremad turvalisemad tingimused, siis jällegi paralleel võib-olla Ukrainaga, et Ukrainast, kes siiani olnud väga suures osas ju ka, isegi kui teil on siin paremad elutingimused, tahavad minna tagasi koju. Need inimesed, nagu sa ütlesid, nad on, ütleme, need kõige haavatavamad, nad on ka tõenäoliselt kõige vaesemad, aga küllap nad on neid heategevusorganisatsiooni inimesi seal enne ka näinud, et teevad päris esimesed vist, aga sa kirjeldasid paari juhtumit, kus te lähetegi kohale neid maju tugevdama nii-öelda. Nad suhtusid ikkagi võrdlemisi umbuslikult sellesse teie toimetamisse seal, et äkki lõhuvad maja üldse maha. Ma suhtuks ka. Jah, ütleme see konkreetne küla, ma ei tea, kuidas nad need inimesed olid välja valinud, kelle majast me siis tugevdama hakkasime, väga lihtsad ühekorruselised bambusest ehitatud majad, kus pealt me siis üle terve nagu katuse vedasime köisi ja siis hakkad tugevdasime laudadega ära. Või meie mõistes siis tugevdasime, nemad vaatasid tõesti, et kui paar haamri löögi veel ja see kogu maja kukub kokku. Jah, nad ei ole alati, ütleme, kõige soojema vastuvõtuga ja ei saa neid selles ka süüdistada, sest jällegi väga tihti meie arvame, et neil on kõike seda vaja, aga võib-olla päris elus keegi pole teilt küsinudki, et mis see nende baasvajadus on või kas nad üldse tahavad midagi. Jaa, aga ütleme, et see, te ei läinud sinna või te läksite sinna ikkagi nii-öelda kohalike juhatusel, eks ole. Filipiinlased ise olid öelnud, et minge sinna. Ei, me päris lambist tänavalt ei astunud ligi, jah. Aga oli nendest tugevdamistest kasu siis või, et tugevam tuul ei viinud siis lõpus minema või kuidas? See oli pilootprojekt,
üldse proovida sellist asja ja kuskil kuu pärast seda tuli suurem taifuun ja need majad jäid püsima. Nii et oli reaalselt kasu siiski? Nendest 2 tugevdatud majadest jah. Et need 2 maja jäid sinna püsima igatahes peale seda taifuuni. Üks küla oli veel, kus, nii ma leian kohe selle pildi ka üles. Mis asjad need siis nüüd ongi? Abakapuud, kus olid siis need, abakapuud on need, kus ma seda enne ei teadnud, ma jagan seda tarkust, mis raamatust on tulnud. Ehk siis, et nendest puukiududest on punutud suurem enamus igasuguseid nii Filipiinidest kui ka sealt lähimlusest pärit selliseid punutisi siis, ükskõik mis nad siis on. Korvid, mingisugused peakatted, igasugused sellised asjad, et kui te näete niisugusi heledast mingist kiust punutisi, siis tõenäoliselt on Filipiinide toorainega tegu. Et nende puude nii-öelda siis kasvatajad või need, kes elatist teenivad siis sellega, et neid kiudusid sealt saada, nende jaoks on äärmiselt tähtis, et need puud nagu tormiga pooleks ei morduks, mida võib tihti juhtuda. Ja te käisite siis, kuidas öelda, õpetamas neile või andmas juhiseid, kuidas moodi toimetada nii, et need puud ei murduks? Seda ma ei oska õpetada, et need puud ei murduks, aga see on üks väike saar Kagu-Kirde Filipiinidel, kus põhielatusallikas ongi abakapuu kasvatus, see näeb välja natuke nagu banaanipuu ja nende kiudude pärast seda kasvatatakse. Üks puu kasvab kuskil 3-4 aasta jooksul selliseks, et seda võib juba raiuda ja kiuks teha ja kui vahepeal on suur taifuun ja murrab need puud nagu lihtsalt murdena maha, siis seda kiudu enam kasutada ei saa, mis tähendab seda, et kõik need farmerid seal saare peal jäävad oma palgast 3-4 aastaks ilma ja üldiselt nad muud elatusallikad seal ei ole. Ja meie idee, siis mitte minu idee, aga meie siis tiimi idee oli see, et kui me teame, kuhu taifuun potentsiaalselt võib maanduda, sest et maavärinet ei saa ette ennustada, aga taifuuni saab. Ja kui sa vaatad kaardi pealt umbes, kuhu kohta see taifuun võiks maanduda ja kui on näha, et mõne tunni, üldiselt taifuuni saab ikkagi mõni päev tegelikult ette ennustada, maandud või ütleme just selle saare peal, siis Punasel Ristil pole ka nii palju raha, et kõiki bambusmajasid kogu Filipiinidel kohe ära tugevdada või kõiki abakapuid maha võtta, siis selle info põhjal, mis silmajaam saadab, saadetakse siis need farmerid sinna metsa, neelatakse kohe palk ette. Nad saavad maha raiuda need puud, mis teil seal kasvavad, korralikult siis nagu kirvega lõigata. Ja kui taifuun on läbi, siis nad saavad minna ja need kiuks teha ja niimoodi oma saagi siis päästa. Et sellise idee seal taga, et mõnes võttes on nagu ennetamine ja ilmateate jälgimine siis, et mitte tegeleda tagajärjega, vaid juba enne vältida. No kui hea see ilmateade seal on, või ütleme see ennustus? Ma arvan, et nemad on maailmas ühed kõige tasemel ilmaennustajad seda lihtsalt peavad. Et jah, kui ikkagi öelda, et taifuun tuleb, see taifuun alati ka tuli, aga vahel läks natukene mööda ka, et see eesti keeles, ma ei tea, landfall, et see maandumiskoht, et seda päris täpselt ikkagi ette ennustada ei oska. No seda küll, aga kui nad ütlesid, et tuleb selle saare ühe külje peale, et siis ta teise külje peale ei tulnud, eks ole. Seda jah. Aga seal oli veel üks meede, et kui enam ei olnud nii palju aega, et hakata puid maha võtma, et siis vähemalt lehed maha võtta, et siis see toigas, mis sinna püsti jääb, et see murdub nagu vähema tõenäosusega. Jah, tuuletõkke siis maha võtta. Jällegi me ainult katsetasime, et ma selles osas jään vastuse võlgu, kas see töötas või mitte. No, nad ise arvasid, et võiks töötada küll, et loodetavasti siis oli sellest nii palju kasu. Kui palju sa seda kohalike inimeste elu seal Filipiinidel ise näha said ja kogeda? No ikka üsna palju selles mõttes, et kui sa juba Filipiinidel oled, siis kohalik, pooltöö kollektiivi olid kohalikud. Mul oli päris palju kohalikke sõpru seal, kellega väljas käia, kes õpetasid mulle kõiki asju, mida
peaks üks tõeline Filipiina tegema, mida mina ei tahtnud teha. Mis need olid siis? Näiteks üks hästi populaarne toit Filipiinidel on balut. See on kana või hanemuna, kus sees on juba hakanud arenema siis väike kana või hanepoeg embrüona. Nad on väga erinevas tasemes. Mõnel sa juba saad aru, et see on tibu. Mõnel sa ei ole veel nii kaugele jõudnud. Ja nad ise ütlevad, et sa ei ole Filipiinidel käinud, kui sa ei ole seda proovinud. Nii et tegelikult ma siin valetan, ma ei ole kunagi käinud Filipiinidel. Kogemus on poolik, ütleme nii. Kogemus on poolik, jah. No toidukoolis on üldse natukene pahad lood või et... Toit on seal suht, jah. Ma ei tea, kas keegi on kuulnud mõne Filipiinide köögist. Ja seal on põhjus, miks te ei ole kuulnud sellest. Et ei ole nagu suupärane? No, ütleme nii, et neil on kõik värsked asjad, mis on heaks söögi tegemiseks ju olemas, kookosed ja puuviljad ja no absoluutselt kõik mereännid. Ja millegi pärast, kui sa lased nad kööki ja nad sealt köögist välja tulevad, siis see, mis sealt välja tuleb, ei ole midagi, mida sa väga süüa tahaksid. Prititud, jah. Ja ütleme, oma maapiirkondades on tegelikult palju parem. Aga Manilas, kus ma enamus aega elasin, siis hommikusöök on praetud riis, hästi rohkes riis, koos prititud kalaga. Selline kala, mis on niisugune pisike, kui sa ei tea, et see on kala, siis sa võiks arvata, et see on ükskõik mis asi, mis on prititud. Aga kala maitse ei kanne? Siuke õimaitse oli palju mulle praegu siin suur tuleb. Ja lõunasöögi õhtusöögi ei erine sellest just väga palju ja vahepealaks nad söövad ka riisi, nii et see on väga-väga ühepõhine. Ja kui siis üks mu kohalik sõbranna üritas mulle selgeks teha, et kui ma olin talle kurtnud, et ma ei suuda süüa seda riisi enam, siis ta ütles, et väga hea, siis me lähme Jollibee'sse. Jollibee on nagu McDonald's meie jaoks, kus nad söövad siis magusat pasta bolognesi ja siis andsin täielikult alla selles, et Filipiinide köök võiks positiivselt üllatada. Siiski mingi asi oli, mis sulle maitses ka? See oli vist mingi jook või? Ma arvan, et see oli üks hautis ühes maapiirkonnast. Jackfruit, ma ei tea, kuidas see eesti keeles on. Tuurian ei ole või? Ei, tuurian on väga... Tuurianile on pöördatud ka omalt ja teatakse seal lausa. Ja Jackfruit, ma ei tea, mis see eesti keeles on, aga see ei tea... Natukene meenutab ananassi võib-olla, aga mitte nii magus ja sellest saab kookos ükses kastme teha. See oli päris hea. Aga põhimõtteliselt jäid ikkagi ellu, eks ole, selle suure riisisöömise peale, kuigi vist väga ei taha riisi enam süüa. Jah, kui ma Eestisse tulin, siis ma vist umbes 1,5 aastat ei söönud riisi. Aga ma sõin piimatooteid hästi palju, nad piimatooteid seal väga ei saa süüa, sest et ei säili. Ja ma mäletan, ma sain oma mingit vabatahtlikku palka 250 € kuus äkki, mis ei ole väga palju. Filipiinid on üllatavalt kallid, eriti Manilas, seal see vahe Eestiga ei olnud nii suur, et võiks arvata, et ma nüüd seal väga hästi ära elasin sellest 200 €. Ja ma ostsin juustu ükskord Hollandist imporditud, mis oli vist 8 € äkki, 200 grammine pakk. Aga see näitab, kui meeleheitel ma ei. Aga räägitakse ikkagi ju, et igal pool muudkui tänavatoit, kõige odavam, kõige parem ja nii edasi. Leidsid sa need head kohad siis ülesse ja oli siis tänavatoit selline hea, odav ja taskukohane? Kes see ütles, et tänavatoit? Ei, üldiselt öeldakse. Ma ei ütle, et seal on tänavatoit ja mõtlen üldiselt, kui sa lähed. Ei, seal tänavatoit oli väga palju, see oli väga odav, aga see oli täpselt see balut või mingid šokolaadis, väiksed kalakesed riisiga. No täiesti absurd. Šokolaadis kalad? Jah. Nojah, aga lõpuks ikkagi nälga ei jäta ennast, et midagi tuleb ju süüa. No päris lõhust ja armastusest ei saanud. Reisimisest on siin ka natukene juttu, nii palju selles mõttes, et kui sa võtsid endale ka natukene puhkust, et siis käisid seal teiste saarte vahel ringi ja kuidas oli siis lõõgastusid näiteks, et kuidas öelda, kas
selline saartevaheline reisimine, on see selline mugav, hea, kes seal reisivad üldse ja kuhu sa sattusid siis oma sellisel väikesel lühikesel puhkusel? See on väga mugav, kui keegi teist plaanib kunagi minna Filipiinidele, siis lennake Manilasse ja lennake kohe siselennuga edasi Manilasse jääda, pole mitte mingisugust mõtet. Siselennud toimivad väga hästi selles mõttes, et nad mingi hetk ikkagi lähevad välja isegi vahepeal, kui Euroopas mõtleme, et okei, lennuk hilineb tund aega, siis sealt võib tund aega varem välja minna, mis teeb asjad väga keeruliseks. Aga jah, lennuki peal korraldatakse karookesid vahepeal. Kui sa jõuad kuskile pisema saare lennujaama, siis sul on seal bänd vastas. Lennujaamad töötajad lehvitavad lennukile järgi, kui sa lennukist astud. Selles mõttes on väga soe ja mõjus, et see isegi kui sa pead kuskil passima väga kaua. Seal on siseturism ja niisama turism väga levinud, et eurooplasi ikkagi kohtad igal pool. Laevaga saab ka ühed saarelt teisele. Mäletan kahju, et Helenat siin ei ole üks sõbranna, kes mul seal külas käis, kelle kogemus minu kogemusest ilmselt väga palju erineb. Te olete skeptiline igasugust asjade suhtes. Kõikide asjade suhtes, jah. Aga mäletan, me võtsime ühe praami ühed saarelt teisele selle puhkuse ajal. Ja kui mina nautisin päikeseloojangut, siis Helene, kes kõike kardab, siis ta juhtis mu tähelepanu all, istusime nagu üleval siukse teki peal ja all oli autotekk. Ja ta juhtis tähelepanu siis ühele rekkale, mis seal keskel seisis. Ja seal olid küll 3 meest, 3 poolt ja susserdasid seal midagi selle rekka nagu taga, ohetasid mingi pakke, ilmselgelt mingi narko ja siis sealt stsenaariumi raamatust saab lugeda, läks edasi ka, vahetasid seal igasugust raha ja asju. Ja nad vaatasid kogu aeg ringi, et ega keegi jumala pärast ei näeks. Ja Helene oli kogu aeg, ma vaatan nende pooled, nad tõppavad mind ära pärast. Ja minu jaoks oli ülipõdev ja siis ma kogu aeg vaatasin. Ja see on see igapäevaelu reaalsus või üks osa sellest, et kõik tahavad midagi ellu jääda ja seda seal raami peal siis meile mõnes mõttes juhuslikult näitasid ka, aga praamiga saab ja lennukiga saab väga lihtsalt saad reisida. Selle reisimise või puhkuse veetmise juurde tuleks veel tagasi, aga ühe väikese põike teeks teemal Filipiinid ja narkootikumidega kauplemine. Et sellest ei ole seal palju juttu siin, aga sa oled seda maininud, et ma ei tea, võib-olla on inimesed ka kursid või mäletavad, et see võitlus narkokaubitsemise vastu, ma ei tea, kusagil vist ei ole seda sellisel moel rakendatud kui Filipiinid. Mitte, et ma teaks ja mitte, et ma teaks väga hästi, mina ei kaubelnud seal narkoga, aga riigi endine president Duterte, siis tema poliitika oli see, et kõik, kes näevad välja sedamoodi, et nad võib-olla võiksid kaubelda, lasta tänaval maha. Et see oli väga veriline poliitika ja seal isegi kui see naabrid lihtsalt sa ei meeldinud oma naabrile, nad kaebasid su peale, siis sind ei pruukinud enam järgmisel hommikul olla või sind aegti lihtsalt kogemata kombel kellegagi sassi ja see mind võib-olla mõjutas ainult nii palju, et see linnaosa, kus mina Manilas elasin, siis seal on siuke nagu mototakso roller inimesed üle seda tellida, see on kõige kiirem variant, sest et need ummikud on täiesti kohutavad, aga rolleriga sa saad sealt vingerdada. Ja selles linnaosas oli seadusega keelatud 2 mehel ühe rolleri peal istuda, sellepärast et oli olnud juhtumid, kus siis see tagaistuja tulistab neid inimesi, keda nad siis pidid käsu järgi tapma. Et vahepeal mäletan, et tahtsime sõpradega minu juurest minna kuskile teise linnaossa ja siis pidime alati võtma auto, sellepärast et mu meessooste peal ei saanud rolleri peale istuda. Aga on see mingisuguse jälje jätnud, et ütleme, et avaldas see siis mingisugust nagu reaalset mõju ka sellele, et narkokaubitsemist kuidagi nagu ohjata või? Ma niimoodi päris laiapõhjaliselt just ei oska sulle vastata. Aga puutusid sa kokku selle narkootikumidega? Oli seal, ma ei tea, kas kellegi sinu tuttavate või mis iganes põhjusel mingisugust juttu narkootikumidest?
Niimoodi nagu ostmüük kokku ei puutunud. Kõige lähem võib-olla see, kes on selle raamatu kaane fotoautor ka, on üks dokumentaalfotograaf, kohalik. Ja temaga ühendas oma elu siis just selliseid asju kajastades. Ja iga kord, kui ma temaga kokku sain, siis ma nägin, kui traumeeritud ta oli kõigest sellest, mis ta oli läbi elanud ja näinud. Kuni selleni siis välja, kus ta tegelikult ise tahtis enesetappu sooritada. Praegu ta on õnneks heas kohas, ta on 2 kassi ja 1 koer, väga õnnelik. Aga rääkides sinu puhkamisest, see, noh, ma kujutan ette, et Filipiinidele lähevadki need inimesed, kes armastavad, ma ei tea, siis oma puhkust veeta kuskil mere ääres. See on nagu see sooja mere ääres, see on see koht, kuhu minna. Ja kui see seal juba oli, ja nagu sa ütlesid, et Marinas ei ole mõtet nagu pikemalt peatada, et siis sellisel võimalusel läksid ja leidsid endale sellise mereranna. Jah, 2 kõige populaarsemat saart on Cebu ja Palamani saar, mis on päris suured selleks, et kõik need turistide hordid ära muutuda, aga see on kõik loodud selleks, et saarlääne inimesena saaksid väga kiiresti liikuda erinevate punktide vahel, käia surfamas, käia sukeldamas, mina tegin sukeldamispaberid seal, puhata täpselt see, miks normaalsed inimesed lähevad Filipiinidele, mitte mingeid katastroofe otsima, vaid ikkagi puhkama, et need tingimused on seal väga head, et see puhkus seal veeta ja rannades tavaliselt on natuke paremad söögid ka kui linnas. Nojah, ütleme, eestlane ei lähe või ei tahaks vähemalt minna sellisesse randu, kus on peale täna veel, ütleme 10 000 inimest. Tahab ikkagi natukene privaatsemat kohta. Üle 7000 saare, nii et see võib täitsa vabalt võtta. Aga see, sina käisid, seal oli ikka rohkem neid inimesi. Sa elasid ikkagi ka ühes kohas, vähemalt elasid niimoodi, kuidas öelda, et siis ranna ääres telgis või? Telk ja võrkik. Jah, ühe sellise koha ma täiesti juhuslikult läbi 3 inimese leidsin, nii nagu ikka saad kellegi tuttavaks, kellel on tuttav. Ja Palamani saarel oli üks koht, kus siis see, kuidas põhiseni jõudsin, on omaette lugu, aga koht, kus sa siis jõuad nagu külaliste majja, nii et sa saad mööda ranna äärt mööda kindida, et sinna mingisugust teed ei lähe, mis tagab ka selle, et sa natukene privaatne. Aga see minekul lühidalt rääkida, siis ootasid, sa teadsid, et bussiga sinna saab. Millal see buss läheb, seda sa ei teadnud. Ootasidki, kui buss tuli. Jah, ma vist raamatust tõin selle praepanni võrdluse ka, et ta nagu parkla, mis on nii tumeda asfaltiga, et ta jumal kogu selle kuumuse sisse ei saa nagunii ülipalav. Ja siis ma praegisin seal, ma ei mäleta ausalt, et mitu tundi, ma vist olin päris sooda juba ka lõpuks. Ja kui see buss siis lõpuks tuli, siis kõik kohalikud, kes seal aeg-ajalt tulid ja küsisid minu käest, et kes ma olen ja miks ma siin olen ja kuhu ma minna tahan. Siis nad kõik jooksid minu poole, et oi, et sinu buss tuli, kindlaks ma ikkagi saan selle bussi peale. Ja võib-olla kõige eredam seik sellest sõidust oli see, kui me sõitsime meil seda käänulist teed ja bussijuht oli just jõudnud minu käest küsida, et mida ma Filipiinidel teen. Ja ma hakkasin talle selgitama, et ma töötan Punases Ristis, ma ei jõudnud talle öelda, et ma töötan meediaeksperdina, sest ta juba oli pidurid põhja pannud, meie ees oli toimunud liiklusõnnetus. Bussijuht jooksis välja ja karjus, et meil on doktor autos Punasest Ristist. Mina samal bussis sai piliataki. Mõtlesin, et mis ma oma ajakirjandusharidusega seal oskan teha. Aga õnneks ühel memmel oli ainult kerge peakõrutus ja üks mees oli natuke marrastada saanud, et siis võtsime selle memmekese bussi peale ja viisime ta siis haiglasse ülevaatamiseks, aga ei pidanud isegi teesklema või isegi ütlema, et ma ei ole arst. Nii et see mulje vist ikka. Mulje on endiselt bussijuhil, kes räägib, kuidas ta siis doktorit sõidutab. Kuigi ta muidugi panisite ise et seda, kuidas öelda, siis küla maha ja sõitis edasi, et... Ja ega ma ei teadnud, kus ma olen, kui päris aus olla, et see oli siuke, ütleme, üksikud ühekordsed majad ja palmisalu ja see bussipeatus oli ka lihtsalt palmipuu kõrval.
ja siis logistas üks vanamees oma jalgrattaga sealt mööda ja siis ma küsisin talt, et kus pool see, ma ei mäleta selle koha nime, kuhu ma minna tahtsin, selle ranna nimi ja siis ta lihtsalt ütles käega, et sinna suunas, kui kaugele pole niimoodi, sest et Filipiinidel ka see kaugusmõõt on väga erinev, et Mainilas ma võisin küsida, et kas sinna saab jala minna ja mulle öeldi, et ei, sa pead võtma takso, kuigi tegelikult see oli 20 meetri pärast ümber nurga ja see pood, kus ma tahtsin minna ja seal. Et siis ma väga ei usaldanud neid, aga seal kohapeal siis kõndsin vist 2 kilomeetrit mööda randel ja siis sinna jõudsin, kus ma pidin jõudma. Sellel puhkusereisil ja tegelikult üldse sa kohtasid ikkagi neid inimesi ka, kes olid siis mitte kohalikud ja ei olnud ka mitte, kus olid Aasiast, vaid olidki kas siis Euroopast või Ameerikast, valged inimesed, ütleme nii, kes olid leidnud, et Filipiinid on just see koht, kus nad tahaks oma ülejäänud elu veeta ja leidnud siis mingisuguse võimaluse, kuidas seda teha. Paljud pidasid baari või tegid mingeid muid taolisi asju, nii et neid ikkagi on, et Filipiinid on ka selline koht, kus nagu heidetakse ankrusse mõneks ajaks. Üllatavalt palju, tegelikult isegi väga palju, et seal poolte baaride omanikud olid välismaalased, hostelite omanikud ja välismaalased. Selle sama surfiklubi omanik oli üks vana paks britt, kes ütles, et tal oli kõridi Inglismaa ilmast ja siis ta läks puhkusereisile ja otsustas, et ei taha tagasi minna. Siis ta üritas, tema sõnad, mitte minu sõnad, et ta üritas oma vanu pakse pensionärist sõpru kaasas Filipiinidele meeldida, aga ei õnnestunud. Et neid on väga palju ja teine grupp inimesi on siis keskealised või tegelikult vanemas keskeas valged mehed, kes siis otsivad oma verinoori filipiinlastest kaaslasi. Muidugi see oli kõik enne Covidit, et võib-olla suur osa nendest baaridest, surfiklubidest ei elanud seda üle. Võimalik, aga ma pigem arvan, et kahjuks elasid pigem lääne inimeste ettevõtted need üle kui kohalikud. Et ilmselt neid rahavooge on lihtsam Euroopast sinna suunata, kuhu on vaja koha pealt. Üks asi, millest peab rääkima ka on siis turvalisus või, et kui palju valge naine äratab tähelepanu. Sa ise ütled, et ja ma usun, et see on, et neid turiste käib seal ju küll, eks ole. Aga ühe peatüki pealkirjaks sa oled pannud, et sa oled nii hele, et toas pole lampi vaja põlema pannagi. Et see ikkagi nagu tähendab, et hakkad silma või hakkasid silma siis seal kohaliku rahva seas. Jah. Ütleme nii, et vist mõned siin kuulajatest teavad ka, aga ma olen saanud Malaisias kuupõletusega ja ma olen nii heleda nahka, et ma ei saa sinna midagi väga parata, aga jah, jään silma ja põlen hästi kiiresti. Ja kui mõtled, et kas see tähelepanu, mis sulle selle osaks sai, oli see selline häiriv ja ikkagi lased bussi pealt astud maha kusagil tundmatus külakeses, et kas see on turvaline, et hirmu ei olnud, et midagi halba võib juhtuda? Filipiinid vist on ainuke riik, kus mind pole absoluutselt tähelepanu häirinud. Ma sain väga palju tähelepanu, aga see tähelepanu Filipiinidel on nii sõbralik ja kuidagi nii uudishimust kantud, et ma ei tundnud mitte kordagi seda, et mind oleks kuidagi ahistatud või et see oleks kuidagi liiga palju minu jaoks olnud. Et see tähelepanu oli alati väga sõbralik, väga siiralt uudishimulik ja iga kord, kui sa ütlesid ei, siis ei Filipiinidel tähendab ei, et ka kõik müüjad, et nad ei ole peale tükkinud nagu Türgis või Egiptuses. Et Filipiinidel selles mõttes, kes taisena üksinda tahab minna, siis väga turvaline. Et seda hirmu ka ei olnud, et ütleme, kui läbisid koolitused, kui sind ära röövitakse, et siis päris elus ei usu, et Filipiinidel oleks midagi niisugust üldse juhtunud. Ma vist olen kõikidest Filipiini meestest suurem. Väga ei kahjuks. Kui tuleb 4 tükki korraga. 4 tükki korraga ikka oleks võib-olla saanud kuidagi. Siis võib-olla oleks natuke. Ju neil ei olnud siis sellist plaani sugenenud, et ütleme, inimene eesmärk võiks olla nagu raha teenimine siis või eks ole, Pantbanki eest mingisugust summat saada. Tõenäoliselt jah, see on tegelikult üks piirkond, kust
me läbi sõitsime Põhja-Filipiinidel on ütleme terroristlik piirkond, kus mägedes võidakse ehitada sulle tee peale blokaad ette ja siis, kui sa oma auto pead peatama, siis üldiselt nad pommivad sult selle raha välja, et meil üks intsident oli, kus autojuht keeldus hämaras seal sõitmast, sest see oli juba liiga sagedaseks muutunud, et kohalikud külaelanikud maksid ka nendele terroristidele siis nii-öelda andamid selleks, et seal üldse elada saaks. Aga ütleme, seda hirmu ei olnud, et oleks siis kas Punase Risti töötajad näiteks olnud mingisuguses pidevas ohus, kui nad kusagil sellises kahtlasemas piirkonnas ka teavad? Üks, isegi mitte üks, vaid ütleme, teema, millele sa natukene pühendad, on siin üldse vaesed inimesed ja ka slummid. Küllap leidub sedagi muudes maades, aga ütleme, meil ei leidu, eks ole. Mine tea, võib-olla elab meil ka surnuaeda keegi, aga Filipiinidel sa kirjeldad siin surnuaeda, kus on terve põlvkonnad inimesed üles kasvanud, eks ole, et see näitab, et ühest küljest, et vaesus on kohati väga suur ja teist küljest, et seal on ikkagi rahvast kannatanud palju, et mingisugused inimesed peavad surnuaeda elama. Ja ma arvan, et nii palju rahvast seal ei ole, et keegi tegelikult peaks. Päris ruumi puududa pärast, jah, tõesti. Jah, aga see oli üks kõige minu jaoks nagu traagilisem või kurvem avastus Filipiinidel. Kui sa näed ja tead, et tuhanded inimesed, kaasa arvatud väiksed lapsed, elavad surnuaias ja elavadki seal hauaplaatide vahel või kabelid, mis neil seal on. Lihtsalt sellepärast, et see on kõige odavam koht, kus elada ja nii lihtsalt on seal, teenivad mingisuguseid münte selle eest, et nad kaevavad haudu või nad kaevavad, ütleme, nagu sa ütlesid, seal on nii palju inimesi, et kui sa matad kedagi, siis see hauaplatsi rent on nii lühiajaline, et sa pead ikkagi kindlasti selle raha ära maksma, sest et muidu kaevatakse eelmine inimene üles ja pannakse siis uus inimene asemel. Et sellega nad seal siis tegelesid väljakaevamistega ja hauaplaatide valmistamisega ja kõik see pool. Aga jah, tuhanded, et see ei ole midagi, mida ühe ööpäevaga ära lahendaks. Aga minu meelest sa kirjeldasid vähemalt need lapsed, kes seal olid, et need ei olnud nagu kuidagi masendunud sellest surnuaia elust või? Need lapsed seal raamatus on teisest slummist. Nemad on Manila kõige suurem slumm on Tondo, mis on kohe mere ääres ja nemad jah, ma arvan, et lapsed ikka ei istu ja ei nuta, kui nad saavad samal ajal mängida, kui nad on leidnud plastikku, mis neile põnev tundub näiteks. Et jah, vaatamata sellele äärmisele vaesusele, mis seal on, siis lapsed seda kuidagi ei taju, aga võib-olla mina nägin ka väga pinnapealselt, et ma loomulikult pakkusin lastele huvis, et keegi, kes tuleb, näeb teistsugune välja, käib kaameraga ringi, nad tahavad teada, mis see kaamera üldse on, nad tahavad sellega mängida, et siis nad ongi rõõmsad, sellepärast, et see on midagi nende jaoks huvitavat, ega ma ju tegelikult ei elanud nendega seal kuskil presentkatte all, ei näinud seda tervet ülejäänud 23 tundi nende ööpäevast. Aga üldiselt, paralleel ka Uganda või Keenia slummidega, kus ma olen käinud, siis lapsed on lapsed igal pool ja nad on uskumatult elurõõmsad ja nad ei ole või midagi muud selles mõttes näinud, et nad kohanevad vastavalt sellele, mis nende ümber toimub ja kui neil vähegi süüa on ja koht, kus magada, siis minu jaoks on südantmurdev, aga ega mina ju tegelikult vaatan asju enda vaatepunktist ja kuidas mina üles kasvasin ja kuidas meie ühiskond on, aga ma ei saa kuidagi hinnata seda, et nad on nüüd kuidagi palju vaesemas positsioonis kui mina olen. Lihtsalt need olud on teistsugused. Seda küll, aga ütleme, võimalus sealt suhtes välja pääseda on ikkagi ju võrdlemisi väike. Jah. Et kui nad on seal sündinud, siis on väga suur tõenäosus, et nad veedavadki terve oma elu seal. Jah, ühte noormest kohtasin Manilas, kes oli välja murdud, kes rääkis mulle, kuidas ta lapsena müüs veepudeleid tänavale. Selleks tal oli vist 7 õde venda
ja pidas sellega tervet oma perekonda üleval ja tal õnnestus mingi ime läbi saada kuskile programmi Euroopas, Horvaatiast mingi IT-teemaline programm täiesti algajatele ja see oli tema jaoks siis võti, aga ta ise, tal oli endal nii suur meeletu motivatsioon, ta iga kord, kui ta ütles, et kui ta lapsele sinna tänavale läks, siis ta iga kord lubas, et tema murrab sellest välja ja isegi kui tema sõbrad ei olnud nii motiveeritud, et ta ütleski, et tema sõbrad hetkel on jätkuvalt siis samas seisus, kus nad ka olid siis koos üles kasvasid. Jah, ütleme, et see ongi selline perspektiivi küsimus, et me vaatame selliseid asju, jah, nagu ütleb valge inimese positsioonilt, aga mida see elu tegelikult tähendab, seda me ei tea. Mitte, et see nüüd oleks maru hea elu, mida igatseda, aga võib-olla... Jah, väga keeruline kuidagi üldse panna ennast enda olukorda päriselt. Aga ma arvan, et see ei ole nii traagiline, kui meie neid asju näeme, aga jällegi tuues jälle korraks Ukraina sisse, et oma töös näed, ütleme eelmisel kevadel neid, kes on alles jõudnud evakuatsioonibussidega ja sa näed neid kõige haavatavamas olukorras ja hetkes ja minule jääb see mälestus pähe, aga tegelikult nemad liiguvad oma eluga edasi, nad päevad lapsed kooli, nad leiavad töö, neil on väga rõõmsaid hetki, peavad sünnipäevi, aga minu peas on jätkuvalt see üks mälestus, millele ma tagasi mõtlen ja mõtlen, et oi kui kurb ja raske elu, kuigi tegelikult jääb vaid üks fragment sellest samamoodi nende slummilaste ja kõikide inimestega, kes seal elavad. Selle slummi asjaga nüüd lõpetades, et sa läksid sinna ikkagi kellega koos, eks, mitte üksinda, tõenäoliselt üksinda sa ei oleks seda retke võib-olla ette võtnud, võib-olla ei oleks sind seal ka vastu võetud selliselt nagu võeti, et selle sama ühe fotograafiga koos sa neid käike tegid. Just ja kui enne rääkisime turvalisusest, siis jah, see slum oli see koht, kuhu ma üksinda ei oleks läinud. Kas või juba selle, et ma ei teadnud absoluutselt, kuidas seal ühiskond või elu on korraldatud või kes seal elavad, et kas seal on mingeid narkoprobleeme või alkoprobleeme, kust võivad tekkida olukorrad, mis ei ole enam turvalised, et jah, sealses slummis ma käisin selle sama fotograafiga, kellele ma olin nagu näts kaasas, kleepisin ennast. Tahtsin, et ta õpetaks mulle, kuidas paremini pilti teha ja siis ma töökorraldasin teda päris mitmel korral. Said ka paremaid pilte tegema siis? Ma loodan. Kas sa võid öelda ka või tähendab see, mida sina nägid vähemalt, et Filipiinide ilus maa ei saa öelda, et need saared, kus sa käisid, et need olid ilusad, et tore vaadata päikesetõuse, päikeseloojanguid, mis iganes? Jaa, väga ilus riik on, sõltub muidugi jälle, mis nurga alt vaadata, ma ei taha kogu aeg hästi negatiivseks minna, aga see on katastroofidest raamid, et seal seda plastikut ja saastet on ikkagi hästi palju. See on midagi, mida me Eestis tegelikult üldse ei näe. Aga kui minna kuskile, kus inimesed on osanud loodust hoida, siis on väga ilus. See, et inimesed on osanud loodust hoida, mida see tähendab siis, et ei loobita nii-öelda seda rämpsu maha lihtsalt, et see ütleme ka maha veelselt rämps ei jõua siis kuidagi mingeid, veeteid pidi ütleme tavaliselt, see plastik näiteks liigub ja nii edasi. See ja tegelikult see eestlaste teeme ära, Let's Do It World on jõudnud päris tugevalt Filipiinidele ka, et ühel seal üritusel osalesin ise ka, koristasime randa ja ühte makarada ja kui minna päris maapiirkondadesse, siis nad ei kasuta kilekotte ja see probleem, miks neid kilekotte üldse seal tegelikult nii palju teatud piirkondades kasutatakse, on see, et nad on ajalooliselt kasutanud banaanilehti. Ja banaanilehe siis sa saad pakkida ükskõik, mida see on väga elastne materjal. Ja banaanilehe, kui sa üle ära viskad, siis vahet ei ole, ta komposteerib sul mõne aja pärast ära. Ja see harjumus on neile samamoodi sisse jäänud, aga lihtsalt nüüd on kilekotid, aga kilekott, kui seda üle viskad, ei komposteeru. Ja keegi, ütleme, mitte nagu meie, aga lääne inimestena oleme neile õpetanud kilekotte kasutama, aga me ei ole neid õpetanud taaskasutama või seda, et miks on vaja loodust hoida, see ei ole nendeni jõudnud, nii et ma ei saa kogu süüd tegelikult ka panna nende inimeste peale. Võib-olla nüüd aeg, kui peaks õpetama neile, et kuidas moodi mitte kasutada kilekotte. Jah,
ja nemad võiks õpetada, kuidas pagan puid kasvatada Eestis. See oleks muidugi jah tore asi, mida õppida, mitte ainult filipiinlastest päris. Mitmed rahvad võiksid seda jah meile õpetada. Nii, aeg läheb kiiresti. Kas rahva seast tuleb ka mõningaid küsimusi või kommentaare meie tänasele autorile? Ei vist mitte. Siiski, palun. Ma küsiks seda, et sul oli kogemus seal kohalike inimestega, et just kui see riik on nii katastroofide poolt räsitud, siis mis oli need omadused nendest inimestest, mis neid sellest läbi viis? Ma igaks juhuks ütlen küsimuse kõvemini, et kuidas kohalikud inimesed siis nendest katastroofidest nii-öelda siis, kuidas nad üle elasid, kuidas nad peale seda edasi elasid, mis see oli? Ja need nagu isikuomadused. Isikuomadused, jah. Sa ei ole raamatut lugenud. Nad on hästi vastupidavad. Sa võid, mulle tundus vähemalt, sa võid ükskõik pida Filipiinadega teha, sa neid väänata igatepidi, sa võid panna neid kuskile marsile nädalaks enam ja nad jäävad ikka ellu ja tulevad tagasi oma koju, et nad on pidanud lihtsalt vastupidavaks muutuma, neid on sunnitud selleks välise keskkonna poolt ja see on esimene sõna, mis mulle pähe tuleb. Ja teine on huumor, sest huumor on üks väga hea mehhanism, kuidas raskustega toime tulla ja ma ei ole mitte kuskil mujal riigis täheldanud nii palju musta huumorit kui Filipiinidel, et kui mina seal vahepeal tegin intervjuusid ja kaamera käis ja filmis ja ma pidin pisaraid tagasi hoidma kõige selle põhjal, mis mulle siis räägiti kaamera ees. Ja see samal ajal see inimene, kes seal rääkis, siis tegi mingi väga tumeda nalja, mida mina poleks julgenud teha, sest ma oleks arvanud, et ma lihtsalt teen liiga teistele. Siis nad ise kasutavad seda huumorit väga suures osas, nii et nad on väga mängulised ja väga humoorikad ja samal ajal väga vastupidavad. No see on umbes ilmselt sama, et neile peaks seletama, et kuidas moodi me oma talve üle elame, eks ole. Kuigi lumi on maas ja väljas on juba mõni kraad külma, et see on ju ületamatu probleem. Jaa, ma isegi oli neid vestlusi, et ei saata aru, et kuidas ma elus olen või kuidas ma üldse nagu nendega praegu räägin. Nii et oleneb jah, millega keegi nagu harjunud on. Me võime jagada kogemusi, kuidas moodi lume labidaga toimetada, kui vaja peaks olema ka Filipiinidel lund vist küll ei ole saanud. Ei mäe otsas neil vist ikkagi nii kõrget mäge ei ole. Aga praegu selle peale ei mõtlema, et kui mind saadeti mõnes mõttes sinna neid õpetama või võimestama küll meedia poole pealt, mis oli nagu asjakohane. Aga ma praegu mõtlesin, et kui mõni Filipiino saadetakse Eestisse neid õpetada meile, kuidas talvega toime tulla, siis mis mu reaktsioon endale oleks. Jah, võib-olla siis ütleme samamoodi nii nagu sina, et välismaale siis kuidasmoodi seda välismaalastele siis nii-öelda nagu pildi ja filmikeeles arusaadavaks teha, kuidasmoodi talvel ellu jääda, eks ole, et see võib-olla on asi, millega võiks kätte proovida Filipiinad ka. Nii, aga kuidas meil veel on küsimusi, mõtteid? Ei ole vist, kõik on raamatud, ikka veel tuleb ja palun. Mis keeles see põhisuhtlemine seal käib, et kuidas, mis keeles kohalikud räägivad ja mis keeles sina suhtlesid nendega ja kuidas? Mis keeles suhtlemine käib? No sellest räägitakse tagalogi keelt, aga on mingisugused murdeid ja asju ka, jah? 2 ametlikku keelt on inglise keel ja tagalogi keel ja siis mingi 7000, mis iganes määramatu arv dialekte. Ja nad, see siiamaani minu jaoks müsteerium, mul on hästi palju Facebooki sõpru Filipiinidelt veel alles ja kui ma näen nende postitusi, siis teil on segakeeles, sa mõtled, et sa saad aru inglise keeles ja siis nad kirjutavad 2 sõna vahepeale tagalogi keeles ja sa ei saa absoluutselt aru, millest nad räägivad. Ja nad räägivad päris elust täpselt samamoodi, et see nagu keegi nagu annab sulle selle kommi, aga tegelikult ei anna ka, et see nagu lõpuks ongi siuke segapudru, aga mina otsustasin, kui ma jõudsin Filipiinidele, et ma õpin tagalogi keelt, et ma olen seal nagu nii 6 kuud, lõpuks oli 7, et mul on aega küll ja siis ma hakkasin õppima väga suure hooga ja läksin siis oma esimesele sisevälislähetusele, et siis teisele saarele ja mõtlesin, et ma siis näitan kõigile, demonstreerin oma keeleoskusi ja siis rääkisin midagi tagalogi keeles ja see on mitte midagi aru ja siis ma sain aru, et
tagaloogi keelt räägitakse peamiselt ainult Manilas, ülejäänud muudel saartel on nende oma dialektid ja siis ma andsin alla. aga see ongi päris keeruline, et kuidasmoodi ühe saare rahvas teise saare rahvaga siis nagu suhtlema inglise keeles, jah. mitte, et te räägiks tagaloogi, vaid inglise keeles ainult. jah, inglise keelt nad peaaegu kõik oskavad, ütleme vanemad inimesed võib-olla mitte nii hästi, kes on maapiirkondades elanud, aga neil hispaania keele mõjutusi väga tugevalt tagaloogi keeles 20% umbes sõnavõrest, nii et niisugune väga segu. aga kuidas seal hiinlastega on? Neile ei meeldi hiinlased, aga neid hiinlasi on palju ja neil on oma Hiina linn. Ja seal oli üks sihuke intsident ühel saarel, kus me olime koos kohalike sõbrannadega olime väljas söömas ja siis tuli politsei, 5-6 meest oma kumminuiadega läksid sinna restorani tagumisse nurka, kus istus üks laudkond hiinlasi ja käsutas nad püsti ja tuli välja, et neil ei ole elamisluba või tööluba Filipiinidel, mis on hästi tavaline, nad tavaliselt töötavad siis kuskil, ütleme, mis on gambling eesti keeles? Kasiino, eks jah. Ja teevad mustad tööd ja siis neile korraldatakse üksid reide, et kontrollida, kas neil dokumendid on korras, kui ei ole, siis lähevad otsa vanglasse ja saadetakse tagasi Hiina. Ja nii palju kui ma aru sain, siis ega Filipiinode palgad on väga-väga madalad võrreldes meiega, siis ma ei kujuta ette, mis palgad peavad olema Hiina maakohtades, et nad sellise riski võtavad ja Filipiinidele tööle lähevad. Nii, aga üks küsimus oli veel tulemas sealt, jah? Võib-olla seda kokkuvõttavalt, et arvestades palju sa reisinud oled, siis mis on just see asi, mis sa Filipiinide kogemusest endaga kaasa võtad? Mis on see, mida võtab autor kaasa Filipiinide kogemusest endaga? Hea küsimus, kes sellise kokkuvõttel küsimusest koju minna? Näib nii, jaa, et me oleme päris kaua rääkinud ka. Ma arvan, et vähemalt, ma arvan, et nüüd see on natukene kadunud, sest et see oli juba 2019, kui ma tagasi tulin, aga ma mäletan, et ma olin hästi sõbralik. Ma tahaks öelda, et ma praegu ka sõbralik. Ma olin hästi sõbralik ja hästi päikseline, kui ma tagasi tulin. Võib-olla tänaval rohkem, sest seal tänaval kõik inimesed määratavad sulle või ütlevad sulle mingi komplimendi isegi kui sa ise arvad, et seal tuleb mingi padjaleaga, lähed ainult poodi pidžaamast piima ostma ja siis valatakse üle omas, et see on maailma kõige ilusam inimene üldse. Et see nagu siiralt, et mitte midagi nagu võltsilt, siis see teeb sind ennast ka kuidagi avatumaks ja sõbralikumaks ja lahkemaks. Aga jah, see on kadunud. Karmi elusunnil oled kõik need tunnused jah, jätnud selja taha. Mul tuli praegu üks selline asi, et küsimus, et kui on tavaline või väga sagedasti kohtab, et valgel, siis ütleme keskealisel või vanemal mehel on selline noor Filipiini naine, kas vastupidist varianti ka on, et on siis Filipiini mehed, kes on mõne sellise valge keskealise naise käekangus? Ma kusjuures teadlikult üritasin otsida või vaadata, aga ja meil oli ikka arutelud sõpradrühmis, et miks, aga meil ei jõudnudki põhjumana tulemuseni. Võib-olla see ikkagi see pikkus, aga ma ei tea. Need lihtsalt liiga lühikesed ja mehed on liiga lühikesed? Mehed on võrreldes meie naistega siin ikkagi võrdlemisi lühikesed. 2 meest vist oli, kes oli minust pikemad. Aga sellise eesmärgiga või ütleme ettepanekutega ükski mees kohalik ei lähenenud sulle. Aga võib-olla neil on siis selline respekt siis lihtsalt naiste suhtes. Jällegi ma ei tunne nagu kordagi, et see rahvus üldse oma olemuselt oleks selline, kes kuidagi peale suruks ennast või tükiks, et need naised, kes lähevad lääne meestele, seal kindlasti on mõni lugu ka selline, mis on päris ausalt armastuslugu, aga nad on nii raskes seisus, et nad ei näe lihtsalt mitte mingisugust muud väljapääsu ja Filipiini naised on väga, ütleme, alandlikud, et seal on võib-olla halb öelda, aga üsna kerge saab. Et võtta see jutt ka kuidagi kokku ja jõuda selle raamatu lõpuni ja sa oled ka mitmel korral vihjanud siin oma praegusele tegevusele, et
kui see raamat algab Norras, siis ta lõpeb Ukrainas septembris 2022 ja Zaporožias, kui me mõtleme tagasi siis poole aasta tagusele ajale, et siis võib ette kujutada, mis toimus Zaporožias sellel ajal, kui sa seal olid. Et see 7 kuud Filipiinidel pani teatud mõttes siis ka nagu aluse või andis suuna sinu elule praegu, ehk siis see, millega sa praegu tegeled, sai alguse sellest. Võib vist nii öelda küll, kuigi tegelikult kui ma tulin Filipiinidelt tagasi, siis mul plaanisin minna Mehhikosse reisima, aga siis algas koroona, nii et koroona ilmselt on seda rohkem süüdi. aga ta selle põhja kindlasti ja selle huvi andis ja üks väga-väga praktiline asi, mis ma Filipiinidel õppisin ja mida ma Ukrainas kasutasin, oli grab-bag'i kokkupanek, see on selline väike kott, kuhu sa paned veepudeli, passi, väikse snäki, väike meditsiinikott, vilejuus, kui sa peaksid kuskile rusude alla jääma. Ja see peab sul olema kogu aeg käeulatuses niimoodi, et kui sa pead jooksma, siis sa jooksed, sa ei võta kõiki asju kaasa, sa võtad selle väikse asja kaasa. Ja Filipiinidel ma ei teinud seda kotti kuni selle ajani, kui oli esimene maavärin ja siis pärast seda ma hakkasin seda pakkima. Õnneks kordagi Filipiinidel vaja ei läinud, aga see harjumus jäi sisse ja seda läks vaja sealsamas Pariisis. Kas see kogemus oli selline, mis igal juhul sa ütled, et see oli sinu jaoks positiivne kogemus, see 7 kuud. Teatud mõttes on see ka niisugune kindel alguse ja lõpuga asi, eks ole, kui sa sinna läksid, siis sa teadsid, kaua see kestab ja olid nii-öelda nagu sisemiselt valmis selleks, et võib-olla kui sa oleks läinud sinna samamoodi seljakotirändurina ja ka lihtsalt veetnud see 7 kuud seal mõnusalt, siis oleks see kogemus olnud teistsugune. Seda kindlasti ja tegelikult kui see 6 kuud sai läbi, siis nad pakkusid mulle, et aga ole veel pool aastat ja millest ma siis, miks ma lõpuks 7 kuud olin, et ma otsustasin, et ma siis 1 kuu olen veel, aga see Manila elu jällegi, kui keegi läheb, siis ärge Manilasse jääge, et see on nii väsitav keskkond, kus olla, seal on nii palju liiklust, nii suur õhusaaste, nii vähe rohelisi kohti, väga sõbralikud inimesed, kui te komplimente tahate, siis võite minna, aga üleüldiselt jah, ütleme maapiirkonnad on need, mis mulle ikkagi päris pähe jäävad, kui ma mõtlen tagasi oma Filipiinide ajale, siis mul tuleb ikkagi see rand ja lained ja mäed esimesena meelde. Mitte see tore pilvelõhkuja, kus sa elasid? Oi. Selge, siis ma soovin siis kõikidele, et kellel tekkis nüüd mingisugune mõte või huvi või idee, kuhu oma sammud seada, siis Filipiinid on see koht, kuhu minna. Kui tahate eraviisiliselt veel küsida Madle käest mõningaid soovitusi, kuhu minna, siis saab seda teha pärast seda, kui meie esitlus on lõppenud, mis ongi nüüdseks lõppenud. Aitäh, Madle!